Vahepealsetel aastatel kuritegevuse vähenemine peatus, aga nüüdseks on langus taas hoo sisse saanud. 2020. aastal registreeriti 25 817 kuritegu ehk 5% vähem kui 2019. aastal. Kuritegude vähenemist mõjutas peamiselt isikuvastaste tegude arvu langus 9%. Vähenesid näiteks ka varavastased, narko- ning majanduskuriteod. Kuna inimesed ei anna juhtumitest alati teada, küsitleme kord aastas Eesti elanikke. Saame teada, et kuritegude ohvriks langes eelmisel aastal 5% küsitletuist. Vägivalla ohvriks langes küsitluste järgi siiski vaid 1% vastanuist. Enamus tunneb end oma kodukandis pimedas üksi liikudes turvaliselt. Mullu 74%. Aga nüüd tagasi registreeritud kuritegevuse juurde. Vägivalda oli vähem. Seksuaalkuritegude arv vähenes 12%. Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv kahanes veelgi rohkem ehk 15%. Ka perevägivalda esines veidi vähem, millest suurima osa moodustas paarisuhte vägivald. Lapsed olid ohvrid või pealtnägijad 27% juhtumitest. Perevägivalla tõttu hukkunute arv kasvas 16-ni. Aasta varem oli neid veel 5. Eelmisel aastal registreeriti 225 ahistava jälitamise juhtumit. See tähendab paarikümne võrra rohkem kui tunamullu. Tüüpiline juhtum seisnes ohvriga soovimatus kontakti võtmises telefoni või suhtlusmeedia teel, solvava või häiriva sisuga sõnumite saatmises suhtlusmeedias, ohvri elu või töökohta ilmumises. Tapmiste ja mõrvade arv kasvas. Koos katsetega registreeriti neid 50, mis on 16 juhtumit enam kui aasta varem. Hukkus 39 inimest, aasta varem 26 inimest. Aga siit ei saa järeldada, et tapmiste ja mõrvade arv kasvas koroonakriisi tõttu. Ei, see arv hakkas kasvama juba aasta alguses. Joobes juhtimised, mis moodustavad koos vargustega suure massi meie kuritegevusest, kasvavad vaikselt, mullu 3%. Narkojoobes juhtide arv kasvas 5% võrra. Sügisel Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 seavad prioriteediks noorte õigusrikkumiste vähendamise. Eelmisel aastal see arv väheneski. Tüüpiline alaealine õigusrikkuja oli 15–16-aastane poiss, kes tarvitas alkoholi, varastas kauplusest väheväärtuslikke asju või kakles eakaaslastega. Alaealised panid vähem toime peaaegu kõiki rikkumisi. Näiteks avaliku korra rasked rikkumised ja suitsetamine vähenesid peaaegu poole võrra. Narkoväärtegusid oli 5% võrra vähem. Veidi kasvasid röövimised, asja omavoliline kasutamine ning liiklusrikkumised. Alaealiste arv vanglas jätkas kahanemist ja aasta lõpus viibis neid vanglas rekordiliselt vähe. Kui muu kuritegevus väheneb, siis küber- ehk arvutikuriteod jätkavad tõusutempos, kasvades võrreldes eelneva aastaga 12%. Suure mõjuga arvutikuritegude nagu serverite ründed, andmete sulustamine ja veebiliikluse häirimine moodustab umbes 3% arvutikuritegudest. Kõige levinumad on petukõned, meili- ja sotsiaalmeediakonto hõivamine, mille ohvriks on noored naised. Petukõnede ohver on reeglina venekeelne. Lõpetuseks. Korruptsioonitase jäi enam-vähem samaks. Kõige rohkem kuritegusid ehk 49% registreeriti riigisektoris. 20% oli seotud kohalike omavalitsustega. Valdavalt oli tegemist altkäemaksuga, kuid oli ka omastamisi ja usalduse kuritarvitamist.